Kui arst paneb diagnoosi ja ütleb, et teie laps on suhkruhaige, siis on see ikka šokk tervele perele. Iga ema mõtleb, mida ma valesti tegin. Kas ma andsin lapsele liiga palju kommi? Kas laps oleks pidanud rohkem toorest porgandit sööma? Aga ta ju ei taha seda. Diabeet olevat päritav, aga meie kummagi suguvõsas pole suhkruhaigeid. Suhkruhaigus olevat emotsionaalse läbipõlemise või psühhotrauma või vähese liikumisega eluviisi ja ebatervisliku toitumise tagajärg. Aga vaevalt kooli ikka jõudnud lapsel ei saa seda kõike ju olla. Mis siis nüüd edasi saab? Kas mu laps peab eluaeg mitu korda päevas endale insuliini süstima? Või on arstiteadus midagi moodsamat välja mõelnud? Kas ta ei tohi terve elu ühtegi kommi, ühtegi kooki, mitte mingitki maiustust süüa? Ühest lehest lugesin, et selle haigusega võib kogu elu rõõmsalt koos elada, kui toituda tervislikult, pidada dieeti. Teisest lehest lugesin, et maailmas sureb iga 10 sekundi järel üks inimene diabeedi tagajärjel ja et see haigus pole üldse ravitav. Ja et Eestiski ei saa diabeediliit veresuhkru mõõtmise ja suhkruhaiguse ravimisega rahul olla. Kust saaks suhkruhaige lapse vanemad nõu, abi ja tuge? Ja laps ise nüüd ja hiljem, kui ta täiskasvanuks saab. Eile tähistati maailmas juba 17. aastat järjest rahvusvahelist diabeedipäeva ja Eesti Diabeediliit tähistas eile oma 15. tegevusaastat konverentsiga Diabeet ja laps. Nii et palju õnne eduka tegevuse puhul Eesti Diabeedikeskuse juhataja doktor Marje Past. Aitäh teile. Ja palju õnne Eesti Diabeediliidu tegevjuht Ulvi Tammer. Aitäh. Alustame sellest, et kuidas peaks kõrvalseisja diabeeti ehk suhkruhaigusesse suhtuma, et kas see on umbes niisugune haigus nagu radikuliit, mis küll hirmsasti piinab, aga ei tapa, või teisest küljest tuleb siiski arvestada, et tegemist on haigusega, mis võib lõppeda kõige halvemini? No võrreldes radikuliidiga mulle tundub, et valikuvõimalused diabeedi puhul on märksa suuremad. Ja tõesti, mis siin algses klipiski oli, et diabeediga võib suhteliselt edukalt elada, aga samas on ka ohte väga palju. Sellepärast, et diabeet on tõsine haigus ja ta on ka selline haigus, mis ei paista kõrvaleseisjale välja. Radikuliidiga inimene lonkab, aga diabeediga inimene kõnnib uhkelt pea püsti ja seda ei ole näha, et ta haige on. Ulvi Tammer, teie puutute väga lähedalt diabeedihaigetega kokku. Mis on nende kõige suuremad probleemid praegu? Kust king kõige rohkem pigistab? No siin me oleme saanud natukese nüüd lahendust selle aasta aprillikuusest, kui meie testribade probleem, et veresuhkrut ise saaksid inimesed mõõta, on nüüd natukese läinud paremaks see situatsioon, aga loomulikult ei ole ta veel selline, nagu me tahaksime. Ja teine küsimus on see, et meie inimesed ikkagi arvavad, et nad ei pääse piisavalt palju arsti juurde, erialaarsti juurde ja ka ravimite küsimus on veel ikkagi selline, mida me näeksime, et kus oleks veel võimalik ära teha ja kui nüüd rääkida sellises suures globaalses plaanis, siis Eesti riigil ei ole tegelikult diabeedistrateegiat, riiklikku strateegiat. Et see on see mure, miks pärast need asjad lonkavadki meil. Nii, järjekorrad erialaarstide juurde on liiga pikad? Võib-olla ütleme siis niimoodi, et diabeetikute poole pealt vaadates on võib-olla endokrinoloogia liiga vähe, et perearstid teevad meil väga tänuväärset tööd ja väga tublit tööd ja osad perearstid on ka väga diabeedihuvilised, aga ma arvan ikkagi praegusel hetkel, et meie inimesed tahaksid spetsialisti tähelepanu ja meil ei ole praegusel hetkel ikkagi sellist süsteemi veel, et kõik diabeedikud saaksid piisavalt koolitust, saaksid piisavalt õppematerjale, sest diabeedikute arv kogu aeg suureneb ja see ongi see mure. Endokrinoloog Marje Past, miks endokrinolooge on meil vähe? Kas võib-olla haigekassa piisavas mahus ei sõlmi lepinguid?
See on selline keeruline küsimus, miks meil neid vähe on. Sellepärast võib-olla, et endokrinoloogia on selline eriala, kus on teatud spetsiifilisi haigusi on suhteliselt vähe. Ja paljudes riikides on ka eraldi diabeediarstid, eraldi endokrinoloogid. Kuna meil on ainult endokrinoloogid, siis nii-öelda riikliku tellimuse järgi meil koolitatakse tõesti vähe spetsialiste välja, aga nüüd siis selle suure probleemiga on see koolitamine läinud natukene tihedamaks. Aga teada on, et eriarsti väljaõppe võtab kaua aega, 4 aastat residentuuri pluss siis veel. Nii et arvestades, et noored, kes siis tulevad 10 aasta pärast, on nad täisväärtuslikud ja alati on ka kadu. Midagi teha ei ole. Võtame nüüd need ravimid. Ma olen kuulnud, et insuliiniravi eel rakendatakse tabletiravi ja kui haigekassa kompenseerib selle insuliiniravi 100%, siis seda tabletiravi, selle eest peab inimene ise maksma. Ei, päris nii see ei ole, et siin on erinevad ravimirühmad aga küsimus on selles, et maailmas tulevad ikkagi uued ravimid ja me tahaksime väga, et ka meie diabeetikutel oleks see võimalus, et just teise tüübi diabeedihaiged on need inimesed, kes siis teatud ravimitega oleks võimalik seda insuliinravi alustamist edasi lükata, sest meie seisukoht on ikkagi selline, et süstimine on inimese jaoks ju ikkagi tihtipeale probleem ja kui eriti vanemas eas tuleb inimesele selgitada, et ta peab hakkama igapäevaselt insuliini süstima, siis on see väga psüühiliselt inimesele koormav võib olla. On inimesi, kes väga kergesti saavad hakkama ja kohanevad, et see sõltub nüüd inimese inimtüübist. Aga on ka meil selliseid inimesi, kes kuidagi moodi ei suuda aksepteerida seda insuliinravi vajadust, et võimalikult pikendada, sest meie huvi oleks ju ikkagi see, et inimeste tervis püsiks maksimaalselt hea ja need veresuhkruväärtused oleksid maksimaalselt nii, nagu meie kallid tohtrid soovivad. Aga paraku see Eestis praegu nii hetkel veel ei ole. Doktor Past, kas maailmas on leiutatud täiesti uusi ravimeid või mingeid ravimeetodeid, mis Eesti diabeedihaigele ei ole kättesaadavad? Ma võin ütelda seda, et diabeet on selline hästi populaarne ala maailmas ja hästi palju tegelikult uusi molekule leitakse ja töötatakse selle kallal, et leida ravi diabeedi jaoks. Meil on teatud ravimid uued, mis on praegu küll olemas Eesti turul, aga kuna nad ei ole kompenseeritavad ja uued ravimid teadagi on suhteliselt kallid, haigus on krooniline ja nõuab pidevat ravi, siis nad ei ole kättesaadavad kõikidele haigetele. Sealt tekib ka veel see probleem, et haiged tarvitavad mitmeid ravimeid, see ei ole ainult üks rohi, seal on võib-olla 5-6 erinevat rohtu ja majanduslikult on see väga koormav. Samuti ma tean, et on tulemas veel uusi ravimeid Eesti turule, aga nüüd on jah, et kuidas see kättesaadavus inimeste jaoks on, et teada on, et diabeet on kulukas mitte ainult riigile, aga vaid ka inimesele endale. Eile oli konverents Diabeet ja laps ja kuuldavasti on probleem selles, et see diabeedi diagnoosiga laps vajab väga hoolikat dieet, toitlustamist, mitu korda päevas ravimist või ütleme siis süstimist, et nad vajaksid tegelikult ka väga teadlikku lasteaeda ja niisugust eripedagoogi sinna lasteaeda, ka kooli. Kuidas meil need asjad on korraldatud? No praegusel hetkel ei ole meil selliseid spetsiaalseid inimesi lasteasutustes, et see on jäänud ikkagi vanemate ülesandeks, et leppida siis kokku kooliga, lasteaiaga, et kuidas seda asja siis korraldada, et kas seda veresuhkrut siis mõõdetakse, juba vanemad lapsed saavad koolieas, saavad ise hakkama oma süstimiste aga koolides on tekkinud nüüd see probleem, et teised lapsed on tihtipeale sellised terava keelega ja süstimise koha pealt, et kuna narkomaania teema on meil muutunud selliseks väga aktuaalseks, siis tihtipeale diabeetikutele öeldakse ka, et sa oled ju narkomaan, kui sa süstid. Et see on nagu see mure, ja teatavasti sellised ütleme teismeeas, varases teismeeas lapsed, nad tahavad omavahel ju sarnaneda. Ja kui siis on lapsel eripära, et siis on see muutub selliseks probleemiks, et siin on jälle vanematel hästi suur roll ära teha ja see peretoetus, et kuidas suudetakse lapsele selgitada. Aga lasteaia puhul, et siis on tõesti see kokkuleppe küsimus, sest praegu inimesed elavad meil ju ikkagi laiali ja me ei saa nagu seda nõuda, et igas lasteasutuses oleks nüüd tõesti inimene, kes tegeleb konkreetselt selle lapsega ainult, et see oleks praegusel hetkel vanema ülesanne.
Kas see tähendab, et diabeedihaige laps jääb rohkem nagu koduseks? Ei, üldse mitte. See ongi nüüd see kokkulepete sõlmimise koht, kus vanemad peavad leidma selle lahenduse ja tavaliselt Eestis ikkagi see lahendus leitakse, et meil laste diabeetikute arv nüüd küll suureneb kogu aeg, aga vanemad on olnud väga tublid ja suudavad oma laste ees seista ja need kokkulepped ikkagi sõlmitakse. Kas üldiselt perearstil on kerge suhkruhaigust ära tunda? Ja ei. See sõltub sellest, kas see patsient üldse perearsti juurde jõuab. Tihtipeale inimesed ei jõua üldse arsti juurde, sellepärast et suhkruhaiguse sellised esmased sümptomid võivad olla väga üldlevimud nagu väsimus ja kas siis nägemishäired või joogijanu või sellised, mida me võime 100 muu põhjuse kaela panna ja lõppude lõpuks elu ongi stressirohke ja kiire ja ega perearsti juurde pääsemine vist ka ei ole väga lihtne sobitada oma tööaja ja kõige muuga kokku. Aga üldiselt ma arvan, et nad leiavad päris kenasti üles, kui haige juba arsti juurde jõuab ja muidugi kahjuks, kui nüüd haige jõuab haiglasse mingisuguse sellise tõsisema probleemiga, siis eriti südameprobleemidega, siis on väga paljudel tõeliselt diabeet juba olemas, et nad ise ei tea. Minu meelest lausa ligi pooltel on suhkruainevahetuse häired, kes jõuavad infarktidega haiglasse, kellel ei ole varem diagnoositud. Nii et see on selline päris tõsine see küsimus, et kuidas leida neid inimesi üles õigel ajal, et ei juhtuks enne midagi paha, kui me saaksime ravima hakata. Kuidas te suhtute sellesse veresuhkru kiirmõõtmisesse või sellesse kiirmeetodisse, mida pakutakse tervisemessidel, tervisepäevadel, apteekides? See on igati tänuväärne, sellepärast et ta on aktsepteeritav, need aparaadid on töökindlad. Seal peaks olema ainult võib-olla see, et selline trakteerimise oskus oleks sellel inimesel, kes seda mõõdab. See tähendab, et ta oskaks ütelda, kas see on halb või hea, sest teadagi veresuhkur on ju väga liikuv asi. Enne sööki on ta üks, peale sööki on ta teine ja kui inimene on vahetult söönud ja mõõdab pärast seda veresuhkrut, siis ta võib saada ehmatuse osaliseks, aga tegelikult pole tal haigust. Nii et seal on sellised teatud asjad, mida need mõõtjad peaksid teadma ja oskama siis ka seletada haigetele, keda on siis vaja edasi saata ja kes siis võib nii-öelda veel passida. Ma korjasin välja artiklitest terve hulga pealkirju umbes, et diabeetikule seapõrna siirdamine annab häid tulemusi. Nabaväediveri võib aidata suhkruhaigeid lapsi. Kaneel aitab veresuhkru kontrolli all hoida, depressiooniravi aitab diabeeti kontrolli all hoida ja et mustad soojaoad ennetavad diabeeti. Et kas niisugustel uudistel on ka mingi teaduslik tagapõhi all või see on lihtsalt niisugune soovunelm, mille järele need selle haiguse all kannatajad haaravad? Kuidas suhtuda niisugustesse uudistesse? Kas see on kollane ajakirjandus? No tihtipeale ta kipub sinna kollase ajakirjanduse poole, sellepärast et teatavasti see haigus on ju eluaegne ja inimesel lootus on ju viimane, mis ära kaob ja alati tahaks ju saada terveks kui selliseks, kui sellist terminit võib kasutada. Et pigem diabeetiku puhul me näeksime seda, et diabeetik õpiks seda haigust aktsepteerima, sest paraku seda ravida ei ole võimalik. Ja kui ta oma haigusega õpib elama koos, siis me võimegi rääkida sellest, et ta on teinud enda jaoks siis endast olenevalt kõik ja ta on muutunud siis elustiiliks. Et elustiili osa võib ka olla süstimine ja võib olla ka dieedipidamine, aga kui dieedi juurde veel tulla, et ega me ei nõua ju sellist väga ranget dieeti kui sellist, me räägime tervislikust toitumisest, mis oleks kõigile inimestele sobiv. Aga lapsele ikkagi komm ja kook on keelatud? Ei ole keelatud. Siin on niimoodi, et on lubatud, aga natukese ja õigel ajal ja tuleb teha õiged otsused, et süüa kommi anda siis, kui see veresuhkur, et hästi õpetatud diabeetik on siis, kui peale tordisöömist jääb ka veresuhkur normi piiridesse. Mul ikkagi tekib see niisugune vastuolu, et me julgustame inimesi, et harrastage tervislikke eluviise ja kui te jälgite ja korralikult ennast insuliiniga süstite, et te võite elada väga kaua. Teisest küljest teame, et siiski tühistused tabavad diabeetikuid ja väga rasked haigused kaasuvad, et kas me ei anna siin praegu inimestele niisugust vale teavet, et tegemist on siiski kontrolli all hoitava ja suhteliselt hõlpsalt temaga haigusega koos elava variandiga? Kuidas nüüd öelda, see on loomulikult need tüsistustest ja nendest tuleb diabeetikutele ka rääkida, sest see on see koht, kus inimene siis teab, mis teda võib ees oodata, kui ta lööb oma tervise peale kähka.
ja me ei saa anda kunagi tervise suhtes ju garantiid, et töö on ikkagi tellija materjalist, aga on meil rida diabeetikuid, kes elavad aastakümned täisväärtuslikku elu. Nendel on töö, nendel on perekonnad, nendel on sõbrad, nad reisivad ringi, nendel ei jää diabeedi tõttu ja selle insuliini süstimise tõttu või siis tablettravi tõttu ei jää midagi tegemata. See sõltub nüüd tõesti, kuidas inimene suudab seda haigust omaks võtta ja kohaneda. See haigus on väga levinud, mitte ainult maailmas, vaid ka meil siin Eestis ja Kanada teadlased on teinud kindlaks, et viimase 10 aasta jooksul on diabeedihaigeid lisandunud ligi 70%. Doktor Past, kuidas see on võimalik, miks see nii on? Ma arvan, et see number on võib-olla pisut üle paisutatud. Kuigi, kui nüüd arvestada seda, et väga jõudsalt diabeet kasvab idamaades, Hiinas, Indias ja seal on ta nii-öelda esimese tüübi puhul tihtipeale ravimatu, sellepärast, et seal ei ole ravimid kättesaadavad ja ei ole kindlustus inimestele kättesaadavad. Võib-olla see statistika on haaranud rohkem siis seda idamaasid sinnapoole. Meil see kasvutendents nii suur ei ole. Kuigi on näha, et viimastel aastatel kasvab nii esimese tüübi haigestumine, see tähendab, et noorte laste haigestumine ja kahjuks on ta läheb just sinna suunda, et haigestuvad järjest varem ja varem lapsed. Ja samuti ka teist tüüpi diabeeti haigestumine kasvab ja eriti võib-olla selle tõttu, et ka inimesed on väga sellised liikuvad ja võib-olla seal Kanada teadlastel oli ka siis selline grupp inimesi, kes näiteks olid teatud etnilised grupid, mis tõesti näiteks muutes oma kodumaad on väga kõrge riskiastmega. Teada on, et teatud rahvastel on see esinemissagedus väga-väga kõrge. Igal juhul palju õnne Diabeediliidule ja suhkruhaigete seltsidele Eestis aastapäeva puhul. Ma tean, te teete väga head tööd, te nõustate diabeedihaigeid kõikidel võimalikel viisidel, nii et palju edu teile.